jätkame üldkoguga, kutsun ette õiguskomisjoni. Kes komisjonist soovib ette lugeda tööklauslid? Austria, palun. Aitäh, proua president. Lugupeetud proua president, austatud asepresidendid ja üldkogu. Kannan teile ette õiguskomisjoni tööklauslid seoses Euroopa Liidu liikmesriikide vastandumisega Euroopa Liidu põhiväärtustele. Kutsub liikmesriike üles panustama demograafiliselt mahajäänud piirkondade haridusse. Toetab rahalise ressurssidega noorte poliitilise analüüsi ja arutlusvõime arendamist soosivaid hariduslikke programme. Teatab vastavalt, et panustab liikmesriikide kodanike teadlikkusesse Euroopa Liidu tööst ja tööpõhimõtetest, kasutades selleks meediakanaleid. Soovitab liikmesriikidel täiendavalt toetada meedia faktikontrolli projekte. Kehtestab motivatsioonifaktori, mis annab riigile 6 kuud aega õigusriigi taastamise alustamiseks. Vastasel juhul järgneb astmeline toetusrahade vähendamine. Pöörab täiendavalt tähelepanu Euroopa Liidu poolt väljastatud toetuste eesmärgipärasele kasutamisele riigisiseselt. Nõuab tungivalt edastada 9 kuu jooksul kohtuprotsesside kõiki detailseid aruandeid. Kutsub liikmesriike üles diskussioonile inimõiguste rikkumiste kohta Euroopa Liidu siseselt. Kutsub liikmesriikide sõltumatuid meediaväljaandeid kajastama Poolas ja Ungaris toimuvat. Toetab meedias inimõiguste kohta teadlikkust suurendavate programmide korraldamist ja liikmesriikide kodanike nende õigustest informeerimist. Rõhutab, et liikmesriigid rikuvad oma eesmärkide saavutamiseks inimõigusi, määrab Poolale ja Ungarile õigusriigi väärtuste taastamiseks hoiatusaja ning selle eiramisel kehtestab järkjärguliselt sanktsioone. Kutsub üles riigijuhte kohtuma ja probleemi kaardistama. Edastab Ungari riigijuhtidele edasisi soovitusi sõltuvalt kaardistatud probleemidest. Kutsub üles looma fonde, millest mittetulundusühingud ja teised organisatsioonid saavad taotleda ressursse immigrantide aitamiseks. Palub mudel Euroopa Parlamendi presidendile edastada käesoleva resolutsiooni Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi presidentidele. Aitäh! Aitäh! Võite naasta oma kohale. Kes komisjonist soovib esitada avakõne? Saksamaa, palun. Aitäh, proua president. Lugupeetud president, austatud asepresidendid, kallid komisjoni liikmed. Õiguskomisjon on pidanud väga oluliseks võtta käsile Euroopa Liidu liikmesriigid, kes vastanduvad Euroopa Liidu põhiväärtustele, rõhutades eriti probleemidele Ungaris ja Poolas. Et õiguskomisjon on seda probleemi väga oluliseks pidanud, oleme me viimastel päevadel näinud ränka vaeva, et mõelda eksisteerivatele probleemidele lahendused, mis aitaks taastada problemaatilistes riikides kord, mis ei ole vastuolus Euroopa Liidu põhiväärtustega. Ungaris, mis on esimene poolvaba riik Euroopa Liidus läbi ajaloo, hakati riigis võimul olevate isiksuste kasuks jälitama tsiviilelanikke. Poolas oleme täheldanud muutusi kohtusüsteemides, mis on endaga kaasa toonud väga mitmete, protsendiliselt lausa 40% kohtunike varajase pensionile minekuga. See ei taga võimude lahusust, mis aga on vajalik, et tagada toimiv õigusriik. Õigusriigi tagamine omakorda on üks nõudmisi, millega kõik Euroopa Liidu riigid läbi Kopenhaageni kriteeriumite on nõustunud.
Ungaris näeme me sõnavabaduse ja väljendusvabaduse halvenevat olukorda, mis ühtlasi rikub Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 11 alapunkti 1, mille kohaselt on igaühel õigus sõnavabadusele. Samuti näeb Euroopa Liidu põhiõiguste harta rikkumist Ungaris ka järjepideva immigrantide ning nende toetajate inimõiguste rikkumise näol. Ungari oma äärmuslike parempopulistlike vaadetega on keeldunud immigrante oma riiki sisse laskmast ning keelanud igasuguse, sealhulgas ka verbaalse toetuse immigrantidele. Toon näiteks, et mittetulundusühingud, kes näitavad üles toetust immigrantidel riiki sisse laskmise vastu, kas või lihtsalt toetust verbaalselt, on saanud 25% maksutõusu. Õiguskomisjon nägi ohtu demokraatiale ka laiemas vaatepunktis. Nimelt Euroopa Liidu liikmesriikides, kus on demograafiline polariseerumine märgatavalt väljapaistvam, on suurem oht demokraatiat ohustava parempopulismi levikule. Õiguskomisjon on leidnud eespool toodud probleemidele erinevaid lahendusi. Muuhulgas kutsub õiguskomisjon Mudel-Euroopa Parlamenti täiendavalt panustama demograafiliselt maha jäänud piirkondade arengusse läbi hariduse ja noorte valdkonna. Lisaks sellele toetab õiguskomisjon Mudel-Euroopa Parlamenti üles kutsuma liikmesriike, et kajastada Poolas ning Ungaris aset leidvaid probleeme oma sõltumatutes meediaväljaannetes. Õiguskomisjoni eesmärk on tagada õigusriik kõigis Euroopa Liidu riikides. Õigusriik, kus austataks inimõigusi ning kus eksisteeriks võimude lahusus. Aitäh! Aitäh! Võite naasta oma kohale. Antud resolutsioonil on laekunud muudatusettepanek sätte number 11 osas. Nimelt soovitakse jätta välja terve säte. Palume kõnepulti muudatusettepaneku esitaja Maare Karmen Oras. Aitäh, austatud president, kallid kuulajad. Kui me vaatame selles resolutsioonis punkte 5 ja 11, siis on näha, et tegemist on ekstreemselt sarnaste punktidega. Võiks isegi öelda, et need on duplikaadid minimaalse erineva sõnastusega, arvesse, et mõlemad leiavad, et nad annavad mingi aja siis Poolale ja Ungarile või õigusriigi siis põhimõtteid mitte austavatele riikidele, et siis põhimõtteliselt hakata taas austama neid põhimõtteid või teha mingi taastamise algus ja vastasel juhul kehtestavad mingisuguseid sanktsioone. Nendel põhjustel leian ma, et oleks parem jätta välja punkt 11 selle nimel, et resolutsioonis ei oleks duplikaate, et see oleks lihtsamini loetav ja selles mõttes siis lihtsalt üldiselt selle võrra parem. Aitäh! Aitäh, palume sul jääda pulti ja nüüd saab üldkogu küsida muudatusettepaneku tegijalt küsimusi. Sealhulgas komisjoni liikmed on ka väga kutsutud küsimusi esitama. Kui soovite sõna võtta, siis lülitage sisse oma sõnanupp. Saadik 22, palun. Suur tänu, proua president. Küsimus oleks, et mis põhjusel viskasite resolutsioonist välja punkti 11, mitte 5? Aitäh. Võite vastata? Aitäh, austatud president. Ma leian, et punkt 5 on selles antud olukorras paremini sõnastatud. Seega otsustasin selle alles jätta. Aitäh. Kas kellelgi on veel küsimusi? Saksamaa komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Siinkohal tekib küsimus, et kui punkt 5 räägib vaid toetusrahade astmelisest vähendamisest, kuid punktis 11 räägime ka muudest sanktsioonidest, siis kuidas saame me lisada sinna ka muud sanktsioonid lisaks rahalise toetuse vähendamiseks? Aitäh. Võite vastata? Aitäh, austatud president. Antud olukorras leian ma, et
Astmeline toetusrahade vähendamine ongi parem samm, kui minna ka muude sanktsioonide juurde, seega on parem, kui alles jääb punkt 5. Aitäh! Aitäh, võtame ühe küsimuse veel. Rootsi komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Aga kas olete siinkohal ka täheldanud, et punktis 5 kehtestame motivatsioonifaktori kõikidele riikidele? Ehk siis me punktiga 5 tahame siis adresseerida rohkemaid riike kui punktis 11 rõhutatud Poola ja Ungari. Aitäh! Võite vastata? Aitäh, austatud president! See tähendab, et selle võrra ongi punkt 5 parem, see kehtib kõikidele riikidele, kes ka tulevikus võivad hakata siis õigusriigi põhimõtteid mitte austama, seega on selle võrra parem, et see ei kehti ainult Poolale ja Ungarile, sest siis niikuinii oleks kunagi tulevikus vaja selline punkt ka tekitada, sellepärast et võimalus on ikka, et selliseid riike tuleb kunagi juurde. Aitäh! Aitäh, võite naasta oma kohale. Nüüd liigume edasi reaktsioonikõne juurde. Kes komisjonist soovib seda esitada? Itaalia, palun. Aitäh, austatud president, asepresidendid, kaasdelegaadid ja saalis viibijad. Õiguskomisjon nõustub selle ettepanekuga muuta, täpsemalt andke andeks, võtta ära meie resolutsioonist siis punkt 11, aga avaldab ka soovi lisada sinna eraldi välja tuua Ungari ja Poola ning ikkagi asendada rahalisi toetuste vähendamist sanktsioonidega. Aitäh! Aitäh, võite naasta oma kohale. Nüüd liigume edasi hääletusega, ehk siis palume komisjonil naasta oma kohtadele üldkogus. Tuletan taaskordselt meelde, et muudatusettepaneku puhul saab hääletada ainult poolt või vastu, erapooletu olla ei saa. Alustame hääletusega. Kolmekümne poolthääle ja 15 vastuhäälega on antud muudatusettepanek resolutsiooni lisatud. Õiguskomisjon võib naasta oma kohale. Nüüd liigume edasi avatud debati juurde. Võtame kõigepealt lahendusklauslid 1–3, kellel üldkogust on nende kohta küsimusi. Saadik 22, palun. Suur tänu, proua president, et küsimus on esimese klausli kohta. Et kuidas teil on soov panustada mahajäänud piirkondade haridusse? Suur aitäh! Kes komisjonist soovib vastata? Austria komisjonist, palun. Läbi rahaliste toetuste nendesse piirkondadesse, aitäh! Saadik 14, palun. Aitäh, proua president. Teises punktis olete välja toonud, et tahate toetada rahaliste ressurssidega noorte poliitilise analüüsi ja arutlusvõime arendamist soosivaid hariduslikke programme. Praegu me näeme, et Euroopa Liidus juba on olemas teatud selliseid programme, kas või mudel Euroopa Parlament. Et kas te soovite mingisuguseid lisaks luua või lihtsalt toetada neid rahaliselt?
aitäh. Rootsi komisjonist, palun. Aitäh, proua president, aitäh küsimuse eest. Sooviksime siis täiendavalt rahaliselt panustada siis reklaami osas loomulikult, eks ole, et meie programmides oleks võimalikult palju inimesi ning lisaks korraldada programme, sellepärast et ilmselgelt siin ei ole kogu Eesti noorrahvastik ja ilmselgelt meil on riike, kus nende programmide ja siis noorte siis suhe on nagu tunduvalt kehvem, kui näiteks Eestis on. Aitäh. Aitäh. Võtame veel 2 küsimust seoses klauslite 1, 2 ja 3 osas, kellel üldkogust on nende kohta küsimusi. Saadik 111, palun. Aitäh, proua president. Minul tekkis küsimus, et milliseid meediakanaleid te 3. punktis tahate kasutada, et tõsta kodanike teadlikkust? Aitäh. Holland komisjonist, palun. Aitäh, proua president, et televisioon, raadio, ajakirjandus ja sotsiaalmeedia. Aitäh. Ja viimane küsimus. 113, palun. Aitäh, proua president. See on seoses esimese punktiga. Kuidas seostavad demograafiliselt maha jäänud piirkondade haridus Kopenhaageni kriteeriaga? Aitäh. Julgustan ka teisi saadikuid aktiivselt avatud debati küsimustele vastama. Privileegikaart ei ole praegu õigustatud, sest küsimus oli hästi formuleeritud ja kuuldav. Kui keegi teine ei soovi vastata, siis Rootsi, palun. Aitäh, proua president. Ma eeldan, et teie küsimus mõtles seda, et miks üldse on demograafiliselt mahajäänud piirkonnad siin olulised. Me mõtleme siis seda, et demograafiliselt mahajäänud piirkondades tihti on teadlikkus ja kriitilise mõtlemise võime jäänud maha. Ehk siis, mis juhtub, on see, et inimesed on suurema tõenäosusega lähevad kaasa populistlike ideedega, ehk siis, ja väga tihti ka siis nii-öelda ebasobivate meedetega ja valetamise teel siis levitatud ideedega. Ehk siis, mida me tahame siis vältida, on see, et inimesed lähevad kaasa mingite vooludega, mille tegeliku sisu nad ei tea, mille tulemusel tihti juhtub see, et siis Euroopa Liidu põhimõtteid mingil määral siis nagu pannakse kahtluse alla, sest lihtsalt ei teata, mis on nagu õige ja mis on tõde. Aitäh. Aitäh. Nüüd liigume edasi lahendusklauslite 4, 5 ja 6 juurde. Saadik 82, palun. Jah, et suur aitäh. Palume korrektset pöördumist. Proua president, sooviksin siis küsida 4. punkti kohta. Nimelt soovitab siin meie kallis õiguskomisjon liikmesriikidel täiendavalt toetada meedia faktikontrolli projekte. Minu küsimus on siis, et kas praegu meedia faktikontrolli projektid ei saa piisavat toetust, kas nad ei toimi ja kui nad nüüd saavadki seda ekstra toetust, siis kuidas see faktikontroll paremaks muutub? Aitäh. Julgustan kõiki aktiivselt vastama. Austria, palun. Aitäh, proua president, et kõigepealt ma mainiksin, et olemasolevaid faktikontrolle näiteks Eestis on näiteks Delfil koostatakse faktikontrolli ja teiseks on see, et see toimib väga hästi, see toob välja erinevates artiklites või erinevates väljaütlemistes probleeme, mis võivad muidu kuulajad või lugejad siis valesti arvama panna või valesti suhtuma nendesse teemadesse ja teiseks, kui suurema rahastusega on võimalik siis lihtsalt suurema mastaabiga korraldada faktikontrolle, et aitäh teile. Aitäh. Saadik 13, palun. President,
klauslis 6 pöörate täiendavalt tähelepanu Euroopa Liidu poolt väljastatud toetuste eesmärgipärasele kasutamisele riigisiseselt. Euroopa Liidul peaks olema suurem võim selle üle, mida nende investeeringutega tehakse. Kas arvate, et vaid tähelepanu pööramisest on reaalselt kasu? Aitäh. Saksamaa, palun. Aitäh, proua president. Et kui me pöörame tähelepanu sellele ja vastavalt sellele näeme, et on kas rikutud mingit eesmärki või seadust või muud taolist, siis selle kohaselt saame me edasiseid samme astuda, et kindlaks teha, et õigusriik siiski toimib. Aitäh. Aitäh. ...61, palun. Aitäh, austatud president. Sooviks teada, miks on punktis 5 antud riigile täpselt 6 kuud aega õigusriigi taastamise alustamiseks. Aitäh. Horvaatia komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Miks me andsime 6 kuud, mitte rohkem ega vähem, on sellepärast, et 6 kuud on piisav aeg, et need plaanid läbi viia võrreldes näiteks 3 kuuga või 12 kuuga, kuna üle 6 kuu oleks juba liiga palju. Aitäh. Aitäh. Võtame veel 2 küsimust klauslite 4, 5 ja 6 osas. Saadik 53, palun. Aitäh, proua president. Klausel 5 kehtestab motivatsioonifaktori. Vastasel juhul järgneb astmeline toetusrahade vähendamine. Samas teie probleemklausel B täheldab, et hüpoteetiline toetusrahade vähendamine tõenäoliselt süvendaks demograafilist polariseerumist. Siinkohal sooviks küsida, kas need 2 klauslit ei lähe mitte vastuollu. Meelega jätsin ära sõna järsk, sest et leian, et toetusrahade vähendamise kiirus ei mõjutaks. Aitäh. Aitäh. Portugal komisjonist, palun. Aitäh, austatud president. See on väga halb, et jätsite ära sõna järsk, sest sellesse point ongi, et selle rahade äravõtmise kiirus just meie arust mõjutabki seda, kas ta mõjub nüüd riigile halvasti või hästi. Aitäh. Aitäh. Ja viimane küsimus, saadik 54, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Küsimus klausli 5 kohta. Mille arvelt täpselt vähendaksite toetusrahasid neis riikides, kas kõikides valdkondades võrdselt, näiteks ka hariduses ning meditsiinis, või siis konkreetselt mingites spetsiifilistes valdkondades? Aitäh. Itaalia komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Õiguskomisjon arvab, et üldiselt ja igast valdkonnast siis. Aitäh. Aitäh. Nüüd liigume edasi järgmiste lahendusklauslite juurde. Võtame ette klauslid 7, 8 ja 9. Kellel on nende kohta küsimusi esitada? Saadik 73, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Klauslis 7 nõuate te tungivalt edastada 9 kuu jooksul kohtuprotsesside kõiki detailseid aruandeid. Kuidas te saate nõuda kohtuprotsessides delikaatseid isikuandmeid? Kas see ei ole mitte illegaalne? Aitäh. Saksamaa komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Detailsete all oleme mõelnud kindlasti detailidesse laskumist probleemidesse, detailidesse laskumist lahendustesse, et olla kindel, et ei rikuta õigusriigi põhimõtteid. Aitäh. Saadik 104, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Mul tekkis ka küsimus klausli 7 kohta, et kas te võiksite täpsustada, kus te võtsite siis 9 kuud, et
ma eeldan, et te annate aega 9 kuud ja tahate neid detaile selle eest, et jälgida, et kõik oleks õiglane, aga kas selle aja jooksul ei oleks inimesel juba aega olnud inimõiguste kohtusse pöörduda ja selles juba seal lahendada see probleem? Et kas siis ei teki nagu vastuolu? Aitäh. Aitäh. Austria komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Valisime just 9 kuud selle tõttu, et seoses näiteks meie teise klausliga, kus andsime riigile 6 kuud aega õigusriigi põhimõtete taastama alustamiseks ja arvame, et kui pikendame seda veel 3 kuu võrra, siis selle aja jooksul suudab kohtusüsteem juba piisavalt arvatavasti muutuda, et õigussüsteemi et taastataks siis kohtus siis õiglased kohtu läbiviimised. Aitäh. Aitäh. Võtame viimased 2 küsimust seoses 7, 8 ja 9 klauslitega. Saadik 54, palun. Aitäh sõna eest, proua president. Klauslis number 7 toote välja, et te nõuate nendel riikidel edastada andmeid. Et kuidas te tagate, et need andmed, mida nad edastavad, on ka tõetruud ja et ei ole esinenud mingeid faktimuudatusi? Aitäh. Julgustan ka teisi komisjoni liikmeid aktiivselt osalema. Portugal, palun. Aitäh, proua president. Kindlasti on selle edastamise protsessi juurde ka endastmõistetavalt viidud Euroopa Liidu poolt inspektorid või mingisugused kontrollid. Aitäh. Ja viimane küsimus saadikult 103, palun. Aitäh, proua president. Küsimus samuti klausel number 7 kohta ja siis selles osas, et juhul kui kohtuprotsessi sisu on konfidentsiaalne, siis kas sellest punktist tulenevalt peaks riigid ka konfidentsiaalse sisuga kohtuprotsesside osas andmed edastama ja kuidas te siis täpsemalt nõuaksite riikidelt konfidentsiaalse sisuga kohtuprotsesside andmete edastamist? Aitäh. Aitäh. Rootsi komisjonist, palun. Aitäh, proua president, aitäh küsimuse eest. Et siis juhiksin siin kohal tähelepanu, et enamustes riikides, kus on siis, nagu, mida me tahame saavutada, on läbipaistvus kohtuprotsessides ja riikides, kus see läbipaistvus toimib, tegelikult kohtuprotsesside info suurel määral on kättesaadav ja loomulikult me jätame inimestele õiguse nagu isikuandmete siis mitteavaldamisel, aga kohtuprotsessi üldine siis sisu ilma siis nagu isikuandmeteta me näeme, et on oluline selleks, et hinnata selle siis kohtunike töö objektiivsust selle vastaval kohtuprotsessil. Aitäh. Aitäh. Nüüd võtame ette lahendusklauslid 10, 11 ja 12. Kui ei ole küsimusi antud klauslite kohta, siis palun lülitage oma sõnavõtu nupp välja. Saadik 41, palun. Aitäh, proua president. Punktis 12 kutsute te üles riigijuhte kohtuma ja probleeme kaardistama. Milliste riikide juhte te kutsute siis omavahel kohtuma? Horvaatia komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Me kutsume üles kaardistama probleeme Ungari ja Poolaga, kuna meie teema põhinebki peaaegu nende ümber põhiliselt. Aitäh. Aitäh. Järgmisena saadik 64, palun. Aitäh, austatud president. Tahaksin küsida
klausli 10 kohta, et kuidas siis nende programmide korraldamine aitab päriselt tõsta inimõiguste kohta teadlikkust ja kes peaks neid otseselt korraldama? Prantsusmaa komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Siis programme peaks korraldama Euroopa Liit ja need on vajalikud sellepärast, et inimesed, kes võib-olla ei tea erinevate õiguste ja Euroopa Liidu põhimõtete rikkumisest, võib-olla edaspidi saavad sellest aru ja see tõstabki nende teadlikkust selles suhtes. Aitäh. Aitäh. Järgmisena saadik 13, palun. Aitäh, proua president. Ütlesite, et kutsute üles kohtuma Ungari ja Poola riigijuhte. Kui nad on sarnaselt mõtestatud, siis mida nende kohtumine aitab? Aitäh. Saksamaa komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Siinkohal sooviksin tegelikult lisada täiendust, et muu hulgas sooviksime kutsuda üles Poola ja Ungari riigijuhid, kuid sooviksime ka kutsuda muid Euroopa Liidu liikmesriikide juhte arutamaks ja kaardistamaks seda probleemi. Aitäh. Saadik 82, palun. Suurim tänu, auväärt president. Küsiksin siin 11. punkti kohta. Nimelt, millised liikmesriigid ja millised on need eesmärgid, mille pärast nad inimõigusi rikuvad? Aitäh. Privileegikaart ei ole praegu õigustatud, küsimus oli hästi kuuldav ja formuleeritud. Vabandust, tõesti kuulutati. Okei, siis kas delegaat 82 soovib esitada mõne muu küsimuse? Tänu, proua president. Okei, ma küsin siis 12. punkti kohta. Nimelt, kui riigijuhid tulevad kokku probleemi kaardistama, siis kuidas see aitab? Kas me vajaksime pigem sõnade asemel tegusid? Aitäh. Belgia komisjonist, palun. Aitäh, proua president, et probleemi lahendada on vaja see kaardistada kõige. Aitäh. Võtame viimase küsimuse seoses klauslitega 10 ja 12. Saadik 2, palun. Aitäh, proua president. Küsiksin klausli number 12 kohta, kus on kirjas edastab Ungari riigijuhtidele edasi soovitusi sõltuvalt kaardistatud probleemidest. Aga tõenäoliselt Ungari riigijuhid on nagunii probleemidest teadlikud ja nad ei ole soovinud nendega tegeleda. Et miks nad siis nüüd peaksid tahtma nendega tegelema hakata? Prantsusmaa komisjonist, palun. Aitäh, proua president, aga probleemide kaardistamise käigus uuritakse välja ka probleemi peamised põhjused ja selle abil otsitakse lahendusi. Aitäh. Aitäh ja nüüd liigume edasi lahendusklauslite 12, 13, 14 ja 15 juurde. Kellel üldkogust on nende kohta küsimusi? Saadik 102, palun. Aitäh, proua president. Küsimus punkti 14 kohta. Mis põhjusel tuleb luua uusi fonde eksisteerivate kõrvale, et toetada immigrante? Aitäh. Aitäh.
Rootsi komisjonist, palun. Aitäh, proua president, aitäh küsimuse eest. Et praegusel hetkel selliseid otseselt siis pagulaste ja immigrantide aitamisega tegelevaid MTÜ-sid toetavaid fonde ei ole olemas. Ehk siis tegelikult, mida me tahame teha, on tegeleda või luua midagi, mida veel ei ole olemas, mis on väga põhjendatav siis lahendus. Aitäh. Kas saadik sai oma küsimusele vastuse või soovib jätkuküsimust? Soovite jätkuküsimust? Okei, siis liigume edasi. Saadik 64, palun. Aitäh, austatud president. Mul on küsimus 13. punkti kohta, et milline oleks Ungari riigijuhtide motivatsioon neid soovitusi rakendada enda riigis? Aitäh. Portugal komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Ungari riigijuhtidesse me looksime motivatsioonifaktoriga, mis on meil juba varasemas punktis välja toodud. Aitäh. Saadik 62, palun. Aitäh, austatud president. Küsimus 12. punkti kohta. Minu küsimus oleks selline. Mis kasu oleks riigijuhtide kohtumisest ja probleemi kaardistamisest, kui me teame juba, mis on probleem ja kellega see probleem on seotud? Saksamaa komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Et probleemi kaardistada, selle juurde me mõtleme ka, et mis on täpsemalt probleemi põhjustajad, kas on rahaliste ressursside piiratus, et selles mõttes teha kindlaks, et mis selle probleemi siis ka põhjustab seal. Aitäh. Aitäh. Ja nüüd lõpetuseks võite küsida küsimusi kõikide tööklauslite kohta. Saadik 83, palun. Aitäh, proua president. Küsiksin küsimuse 10. klausli kohta. Et on kirjas, et toetab meedias inimõiguste kohta teadlikkust suurendavate programmide korraldamist. Küsiksin siis, et mis moel on meedias neid programme korraldatud seni ja kas need programmid on olnud ka edukad? Kes soovib vastata? Austria komisjonist, palun. Aitäh, proua president, et selle all mõeldakse nii ka uute projektide loomist, mis siis kaardistavad inimõiguste rikkumisi erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides ja ka üle maailma. Aitäh. Aitäh. Ja nüüd võtame 2 viimast küsimust üldkogust. Saadik 53, palun. Aitäh, proua president. Parempopulismi üks defineerivaid jooni on immigratsioonivastasus või vähemalt immigratsioonipoliitika suveräänsuse säilitamine. Seetõttu ei saa ma aru klauslist 14, mis kutsub üles looma fonde immigrantide aitamiseks. Siinkohal toon ka välja, et Euroopa Liidus puudub ühtne immigratsioonipoliitika. Kuidas aitaks see klausel lahendada Poola ja Ungari õigusriigi probleeme? Kas pole tegu hoopis mitte õli tulle valamisega? Aitäh. Aitäh. Rootsi komisjonist, palun. Aitäh, proua president, aitäh küsimuse eest. Et siis nende fondide mõte oleks siis see, et MTÜ-d saavad taotleda raha otse neilt. Ehk siis sellisel juhul ei toimuks siis riigi poolt seda siis raha kinnipidamist ja me näeme, et sellisel juhul saab siis Euroopa Liit, kelle üks siis nagu põhimõtetest on inimõiguste toetamine, siis toetada immigrante, kelle inimõigusi rikutakse siis nagu vastuolus Euroopa Liidu põhihartaga. Aitäh. Aitäh. Ja nüüd üks viimane küsimus üldkogust, palun. Saadik 14, palun. Aitäh, proua president.
minul oleks küsimus 10. punkti kohta. Siin te väidate, te väidate selle punktiga justkui, et mõned kodanikud ei tea oma õigusi Euroopa Liidus. Mulle tundub, et Euroopa Liidus ikkagi suur osa kodanikke teavad oma õigusi ja kui ei, siis tooge näide mõnest sellisest õigusest, mida inimene ei tea, et tal on ning mille teadmine tema olukorra kuidagiviisi märkimisväärselt paremaks muudaks. Aitäh. Prantsusmaa komisjonist, palun. Aitäh, proua president. Seal punktis pigem mõtlesime teadlikkuse suurendamise all seda, et inimesed ei pruugi olla teadlikud üldse inimõiguste rikkumisest selles riigis, näiteks Ungaris nende jälgimine ja ehk sidevahendite pealtkuulamine. Aitäh. Aitäh. Sellega on avatud debatt lõppenud ja me liigume edasi vastukõne juurde. Kes üldkogust sooviks esitada õiguskomisjonile vastukõne? Kui soovitate esitada kõnet, siis palun lülitage sisse oma kõne, mitte sõnanupp. Saadik 54, palun. Aitäh sõna eest, austatud president. Lugupeetud üldkogu. Ma nõustun õiguskomisjoni poolt toodud probleemiga, et mõned Euroopa riigid, näiteks Poola ja Ungari, ei käitu mingitel aladel õigusriigi põhimõtete kohaselt. Ent paraku tooksin välja paljud lahendused, mille õiguskomisjon välja toob, mis ei muudaks kindlalt olukorda neis riikides ning võib-olla muudaks Euroopa Liidu olukorda hoopis halvemuse poole ning lisaks toon välja klauslid, mis põhjustavad paratamatult kahju kolmandatele osapooltele. Esiteks, õiguskomisjoni klausel 3 rõhutab reklaamile ja selle olulisusele liikmesriikide kodanike teavitamisel Euroopa Liidu tööst. Ent tegelikult ma arvan, et tänapäeva maailmas me näeme, et erinevad infokanalid, nagu näiteks sotsiaalmeedia, televisioon ja ajakirjandus Euroopa Liidu siseselt iga päev juba kajastavad Euroopa Liidu tegevust ja nende põhimõtteid ning sellest tulenevalt on antud klausel siin täiesti ebavajalik. Lisaks avaldan muret klausli number 5 kohta. Esiteks, minu küsimusele vastasid nad niimoodi, et nad võtaksid riikidelt toetusi ära kõikidest valdkondadest, kaasa arvatud haridus ja meditsiin. Ent ma arvan, et me kõik oleme teadlikud, et Poola ja Ungari on Euroopa Liidus natukene mahajäänumad riigid ning minu arvates ei ole õiglane, et sellest tulenevalt, et riigijuhid teevad õigusriigi põhimõtetele vastaseid otsuseid, kannatavad hoopis kolmandad osapooled, kes tegelikult ei ole punkt 1 võib-olla üldse teadlikud sellest olukorrast, punkt 2 selles üldse kuidagimoodi süüdi. Seega ei ole kuidagi õiglane, et õpilased, arstid, abivajajad, õpetajad ja muud osapooled kannataks rahaliste toetuste äravõtmise tulemusena. Lisaks juhin tähelepanu sellele, et klausel number 5 ei taga üldse kindlat lahendust, et need riigid on motiveeritud õigusriiki tagamast, vaid võib päris suure tõenäosusega hoopiski suurendada radikaalse parempopulismi levikut ning kõige hullemal olukorral viia välja selleni, et riigid nagu Poola ja Ungari lahkuvad Euroopa Liidust, kuna nad lapselikult öeldes solvuvad. Ent minu arvates ei ole kasulik, et me kuidagi anname põhjust sellistele riikidele lahkuda, sest Poola ja Ungari ühest küljest on Euroopa Liidule ka majanduslikult kasulikud. Poola ja Ungari on mõlemad väga edenenud põllumajandusega maad ning on meile suureks toiduressursiks. Ning klauslis number 7 on nad sõnastanud, et nad nõuavad tungivalt edastada 9 kuu jooksul kohtuprotsesside kõiki detailseid aruandeid. Esiteks, selle klausli sõnastuses ja selles, mida nad hiljem oma vastustes välja tõid, on minu arvates suur vastuolu. Oma klauslis nad sõnastavad, et nad paluvad edastada neid detailseid aruandeid. Hiljem oma vastustes nad väitsid, et
nad ei lisa sinna delikaatset informatsiooni, mis välistab detailse aruande ning veel hiljem tõid nad välja, et muidugi oleksid seal sees ka mingid saadikud, kes paratamatult kontrolliks, et need faktid oleksid tõesed ning siit tulenevalt jälle ma leian, et kui juba oleksid sees mingid Euroopa Liidu saadikud, kes kontrollivad selle riigi kohtusüsteemi, siis see läheks vastu võimude lahususe põhimõttega ja paratamatult delikaatne informatsioon leviks, sellepärast et need saadikud saavad lihtsalt seda pealt kuulata. Ning kõigil nendel põhjustel kutsun teid üles hääletama õiguskomisjoni resolutsiooni vastu. Aitäh teile! Aitäh! Nüüd oleme jõudnud lõpukõne juurde. Kes komisjonist soovib seda esitada? Rootsi komisjonist, palun. Aitäh, proua president! Austatud president, asepresidendid, saadikud ja ruumis viibijad. Euroopa Liit peaks olema demokraatia, kodanike heaolu, inimõiguste järgimise ja riikide vahelise koostöö etalon. Praegusel hetkel me näeme, et see ei ole enam kompetentne viis, kuidas Euroopa Liit ei saa enam olla etalon, sellepärast et tema ise ei järgi neid punkte, milles ta oma ideedes nõustub. Meil on kriis ja see vajab lahendamist. Me oleme pakkunud teile resolutsiooni, mis meie arust väga edukalt tegeleb selle kriisi lahendamisega. Vastukõnes toodi välja järgnevad punktid. Kolmandast punktis toodi välja, et infokanalid juba kajastavad. Me kajastame rohkem, milles on probleem. Natuke lisa ei tee kunagi paha. Nii, 5. punktis toodi välja, et riikidel ei ole motivatsiooni neid kriteeriumi järgida, aga tegelikult fakt on see, et nii Ungari kui Poola puhul kehtib see, et nad 1 euro kohta, mis nad Euroopa majandusse panustavad, nad saavad vastu 4 eurot toetusrahasid. See on 4-kordne kasu neile. Ehk siis ilmselgelt nad toetuvad väga suurel määral Euroopa Liidu rahatoetusele. Nüüd, miks me väidame, et on õige siis mingil hetkel hakata astmeliselt vähendama nende toetust, on sellepärast, et me tahamegi võimalikult suure motivatsiooni anda neile, et midagi muuta, sellepärast, et nad sõltuvad sellest nii palju, seega ilmselgelt, kui nad näevad, et Euroopa Liit on päriselt valmis midagi muutma, siis nad on päriselt valmis ka tegutsema. Lisaks sellele saadame me raha vähendustega sõnumiga ülejäänud maailmale. Euroopa Liit on eeskujuks väga paljudele riikidele. Nüüd, kui riigid näevad, et Euroopa Liit laseb enda koosseisus kujuneda välja sellistel peaaegu et poolautoritaarsetel süsteemidel, siis ilmselgelt me ei saada väga head sõnumit Euroopa Liidu toimimise kohta. Euroopa Liidu mõjuvõim aga seisneb selles, et meil on tervikuna toimiv liit. Kui Euroopa Liidu mõjuvõim nõrgeneb, näeme, et see on kahju väga paljudele liikmesriikidele, tegelikult kõikidele, nagu tuleb välja ka Brexitist, et ükski riik Euroopa Liidus peaaegu ei ole võimeline domineerima või üldsegi võistlema maailma majanduses, maailma poliitikas. Seega me näeme, et me peame saatma enda liikmesriikidele ja ka teistele maailma riikidele tegutsemisega sõnumi siis sellest, et me ei tolereeri Ungaris, Poolas ja näiteks ka Rumeenias toimuvat. Seega me näeme, et meie resolutsioon praegusel kujul on maksimaalselt hästi probleemiga tegelev lahendus. Me anname mõningad kergemad meetmed, mis tegelevad toetusega, haridusega, rahalise toetusega või nõustamisega, läbirääkimistega. Aga samas me pakume välja, et kui need lahendused ei toimi, siis me peame tegutsema radikaalsemalt, sellepärast et muidu Euroopa Liit lihtsalt ei saa enam toimida, ei saa enam olla konkurentsivõimeline rahvusvahelisel areenil, ei majanduses ega poliitikas. Seega selleks, et jääks püsima ühtne Euroopa Liit,
selleks, et ei variseks kokku terve Euroopa majandus, terve Euroopa julgeolek. Palun hääletage selle resolutsiooni poolt. Aitäh teile! Aitäh, võite naasta oma kohale. Nüüd palume kogu õiguskomisjonil naasta oma kohtadele üldkogus, sest algab resolutsiooni hääletus. Saadikutel on võimalik hääletada poolt, vastu või olla erapooletu. Nii, alustame hääletusega. Kahekümne 8 poolthääle, 14 vastuhääle ja 5 erapooletuga on antud resolutsioon vastu võetud. Aplodeerimine on päevakavas.